tere hommikust! Täna on neljapäev ja järgmisel nädala reedel on juba sõbrapäev, valentinipäev, nii et meil on täna tulemas väga-väga tegus tööpäev. Meil on vaja saata jälle üle mingi 40 paki juba, aga jama asi on see, et meil said karbid otsa ja need uue karpide partii laadung pidi jõudma juba 2 nädalat tagasi äkki, jaanuari lõpus kunagi. Igatahes meil on nendega nii palju mingeid jamasid olnud, need ei ole ikka veel jõudnud ühesõnaga, aga meil said eelmised kõik otsa, nagu natuke halb muidugi planeering meie poolt ka, aga see on nii frustreeriv, kui sa ei saa mingite ehte karpide pärast panna tellimusi teele. Ja siis me tellisime Vestpakist, mis on ka selline Taanis üks ettevõte, kes siis teeb ehte karpe ja neil on siis juba valmis siuksed ühed disainid olemas ja me lihtsalt tellisime neid ilma logota, et need saaksid kiiresti siia. Need peaksid loodetavasti täna jõudma, me ootamegi, et need jõuaksid kohale, et me saaks ehted siis praegu nende ilma logota karpidega panna teele, neid vähemalt nagu midagi paremat. Meie õiged karbid, need tulevad siis kaugemalt, need on kõik custom, nendeks meil on ka samamoodi oma nõudmised, neid me ei saa nii kiirelt. Neil oli ka veel mingi eraldi probleem, et kuna seal on siuke magnetriba, siis neid pidi kuskil lennukis eraldi kontrollima ja ühesõnaga väga keeruline. Oi Luula! Sa oled jälle nii nunnult siin. Tulid jälle nunnutama siia mulle, kuule sõber. Ja tellimusi kogu aeg tuleb ka juurde, praegu jälle tuleb üks kahene tellimus, nii et mul on vaja üks karp veel voltida. Ma juba voltisin kõik valmis, aga lähme vaatame, kuidas Genertil seal läheb. Ta graveerib praegu. Saatsid seda sõnumi ka. Just sain töö viimast, jah. Ja lasin laua alla juba, et siis ma saan teha voodi. Ja tuli üks tellimus veel. Just tuli ja siis sina vaadana. Ja laser ka seal graveerib. Sinna tegelikult ei tohi praegu, ma vaatan läbi kaamera. Ei tohi niisama vaadata, peab prille kandma. Oi, üks karp juurde voltida. Siin mul on juba ühestele tellimustele ka eraldi väiksemad karbid, nii et mul on siin üheseid üle 20, kaheseid on mingi 15, laual on veel 300 ka paar tükki. Küünla, mis me ostsime Jyskist selle LED-iga, patareiga, selle ma panin praegu siia, sest et ma ei taha päris küünalt endale siia nende paberite juurde praegu panna põlema, kui ma neid pakine. Ja nüüd meil on sellised väga nunnud roosad karbid ja roosa satiinpael ka. Need uued karbid, mis meil tulevad, nii siis need, mis me tellisime Vestpakist ja need, mis siis me tellisime custom meie logode ja kõigega, need on ka roosad. Nii et väga siuke roosa teema on meil nüüd, aga ma olen väga elevil, need näevad nii nunnud välja. Terve sellise paksu hunniku neid thank you kaarte ka juba siin kirjutanud. Või sellel ei ole koodi ühel. Ja siis mul on siin see käru, kus on igas vahes on siis erineva suurusega paberid mul pakkimise jaoks. Ja siin on juba natuke meil pakkekarpe, et oleks kohe võtta. Siin on need kõik 3 erineva suurusega. Pluss siis meil seal teises kapis on veel ühed veel suuremad, kui keegi peaks tellima rohkem kui 6 tükki. Jõulude aeg tuli üks 8 ja siis me pidime kasutama seda suuremat. Vaatame siis, mis kirjasid, mis sõnumeid inimesed on graveerinud. Mul on mõned siin ehted juba ootele. Nimed. Kuna on sõbrapäev tulemas, siis on hästi palju tüdruksõpradele ja poissõpradele personaalsete sõnumitega ehteid. Praegu just on üks N, süda ja siis on H-täht. Sellised matching paaridele, couplitele ehted on väga popid. Need tehakse üksteisele matching käevarud, mega nummi minu meelest. Parim sõber, terve jada numbreid. Soul Sisters. Sõbrad igavesti ja nimi. Ütleme nii, et sõbrapäev on meile väga tulus, aga ka väga kiire.
nüüd äkki endale ka. aitäh. Ipikätt. Ipikätt tahab sinki. Lola. Kenelgi tuli tugev tung teha ise pitsat. Tähendab tugev tung. No suur tahe, kui öelda lihtsamalt. Ja ta eile mässas selle pitsataignega siin. Tegi selle täitsa ise valmis. Ja üllataval kombel see tuli väga hea, kui ta tänased. Tähendab üllataval kombel. Ma ei mõelnud niimoodi. Üllataval kombel. No, see ületas mu ootuseid selles mõttes. See tuli tõesti väga hea. Nüüd me teeme siis veel ühe, sest tal jäi pool tainast veel alles ennem. Nüüd ootame. Lola. Tere. Oi, see on küll raske. Oi, vaata, et see ei kõrvata. Mul on abidat. Abidat. Kui ta läheb resti peale, siis see põhi ei lähe suriks. Siis ta jääb krübe. Juhu. Võt. Niimoodi. Valmis. Nämmu, nämmu. Hakkame sööma. Head isu meile. Me viisime just terve posu pakke ära postkontorisse. Nüüd me tulime hommikut alustama siia kohvikusse. Siin nüüd sellel kuul lõppesid jõulumaitsed ära. Nüüd tuli siia uus kohvi cinnamon bun latte. Nii et me tulime seda proovima. Väga hea. Meil on nüüd mõned päevad mööda läinud sellest, kui ma neljapäeval ütlesin, et meie ilma logota karbid peaksid jõudma. Need ei jõudnud neljapäeval. Kuller otsustas, et ta ikkagi ei too neid neljapäev ja siis lükkus reede peale. Aga siis me saime ootamatult ka info, et meie need õiged karbid, mis on logodega, said ka liikuma ja need peaksid siis ka reedel jõudma. Nii et siis me mõtlesime, et okei, et reede läheb siis hulluks pakkimiseks, läheb küll kiireks, aga vähemalt me saame reede õhtuks siis pakid kõik teele, siis jõuab reede kätte. Koheselt hakkas hommikul juba jama pihta ja tuli välja, et see kuller oli juba hommikul suht varakult üritanud meile neid tuua, neid õigeid pakke siis logodega. Nägime seda siis seal kulleri tracking appist, et see attempt oli tehtud, aga failed. Helistasime kohe sinna firmasse, et mis toimub, meil ei ole midagi tulnud või miks nagu see failis. Tuli välja, et neil ei olnud uksekoodi, nad ei saanud siia majja sisse, nad ei helistanud ka, et see firma ei anna. Neil oli uksekood olemas. Hommikul ei olnud. Hommikul oli. Miks ta ei tulnud siis? Tuli see address change, aga siis kui see kuller tuli tooma seda pakki, ta masinas ütles, et tooge see pakk tagasi. See address change. Teatud firma UPS Finland sõitjatel ei ole töötelefone ja nad ei saa helistada kliendile, kui need ukse taga on. Põhimõtteliselt sellel tüübil siis, kes toimetas seda meie pakki,
ta hakkas meile seda tooma, aga kuna siis Kuller firma oli varasemalt meile nagu tahtnud lisainfot, et mis on uksekood, midagi seal nagu update isid meie selles infos, siis tooja tuli seda pakki tooma meile, siis tal ütles süsteemis, et viige see pakk nagu ära, et ärge toimetage, ma ei tea, väga segane asi. Meie seda pakki kätte siis ei saanud ja siis me helistasime veel mitu korda sinna Kuller firmasse, et meil on seda pakki täna vaja, et kus see Kuller on, me sõidame kas või ise nagu. Me ootasime veel, aga meile öeldi veel, et 50-50 võimalus on, et see Kuller tuleb tagasi sinna meie ukse taha. Ja siis me ootasime tund aega lihtsalt seal ukse taga, et kui ta tuleb, et siis jälle mingit segadust ei tuleks. Aga teda ei tulnud. Siis me läksime tuppa tagasi ja siis Kennart näeb kuskil kaugel täiesti nagu üle põllu ja seal teise tee peal, et seesama kollane kaubik seal sõidab. Siis me läksime kohe autoga kiiresti järgi ja imekombel me saime selle Kulleri kätte. Ja aga selleks kellakski me juba koju jõudsime. Pool 3 saime selle paki kätte. Jah. No umbes niimoodi, aga kell 5 oli viimane hetk, kui me pakid saime postkontorisse viia. Nii et see tähendas, et meil oli 2 tundi, et kõik oma pakid ära pakkida. Pakkisime mingi rekordkiirusel 2 tunniga kõik pakid ära ja saime õigeks ajaks postkontorisse õnneks. Aga see oli tõesti väga juba. Ja nüüd on esmaspäev kätte jõudnud. Teeme siin jälle uusi pakke, mis on tulnud vahepeal. Pakid on meil siis ka käes. Ja need on sellised roosad ja siin on magnetriba ja see tuleb magnetribaga lahti. Kaelakeedel on tavaline ilma satiinita siis see sisu, mis tavaliselt tehtakarpidel on, sest et kaelakee peab rohkem kinnisemalt olema. Tänased mõned tellimused, mis me oleme saanud. 2 hõbedas käevaru, Little Sissy ja Big Sissy ja sees on First Friend Forever Sissy ehk siis esimene sõber ja igavesti ühekene. Siis on selline kuldse ja hõbeda sett Emmi ja Eliisa sees. Hõbedane O süda A. Hõbedane sellise tsitaadiga nagu Chase your dreams and take no shit. See on väga omapärane kuldsete käevarude sett, kus on tiuhti ja viuhti. Siis on 2 kuldset südamekaelakee Oled kallis. Selline, et seespool on parim õde ja väljapool on God is within her, she will not fall. Nüüd ma teen selle sellise ehte lapiga üle, et kõik sõrmejäljad ära saada. Nüüd paneme selle käevaru meie siia ehte karpi. Üheste tellimuste jaoks meil on täpselt paras ühene karbike. Edasi võtame meie logoga kleepsukese. Panen selle paberi siit kinni. Satiinpaelaga veel lipsukega peale. Minu meelest väga armas on niimoodi. Ja siis lõpetuseks paneme veel thank you kaardiga. Nüüd paneme selle karbi siit kinni. Paneme veel sama roosa sulgeva kleepsuga peale. Võtame siit sellise kleepsu. Veel shipping labeli peal ka kleepima. Nüüd me eelmine aasta investeerisime lõpuks sellesse õigesse printerisse, mis neid kleepse prindib siis. Muidu me tegime alguses tavalise printeriga, teibiga panime kõik nurgad kinni ja see oli väga hea kulukas, kui oli palju pakke. Aga nüüd saab lihtsasti kleepida. Ja nüüd ongi pakike valmis. Teeme kõik ülejäänud ka. Tahaks näha kõikide nende inimeste reaktsioone, kes neid armsaid kinke meilt saavad. Let the sun go down without you. Tell me you need me. Me ostsime veel koju juurde Hemtexist sellised rohelised pikad küünlad, mis on samuti LED-otsaga. Ehk see sisse läheb lihtsalt patarei ja eriti pikkade küünalde puhul on see minu meelest nii mugav, et need ei hakka kuskile sulama ja maha tilkuma. Nii et siis veel Rustast leidsime sellised ägedad küünlajalad ja kohe, kui pimedaks läheb iga päev, need mul kogu aeg põlevad siin. Minu meelest need on nii ägedad ja sobivad meile siia.
ja no muidugi rohelised ka leidsime just, nii et läks meil väga kokku selle rohelise tiimiga. Sa tahad maius saada, jah? Tule, lähme otsime Kiisule maius siis. Ole. No tule. Lähme otsime. Ja, juba tahad nii väga, jaa. Kus teised kiisukesed on? Me peame teistele kiisudele ka andma. Koko. Fatima. Lihtsalt vahib mind sealt diivanilt, ta ei ole vist eriti huvitatud. No, George. Oi, Koki tuleb. Koko. Kuule. Jah, näita talle. See on sinu maius. Tere. Kogu võtab hästi rahulikult neid mu käest. Siis see tuleb täie jõuga. Ei! Võttiski ära ta selle. See on nüüd Kokole. Ei, mitte sulle. See on Kokole. Jah, kas nüüd aitab? Vot Loola said selle eest, et sa ta maius ära varastasid. Nüüd Tiiva läheb minema. Me käisime üks päev siin Ikeas ootamas paks riidekappide süsteeme ja kuna meil on siuke väike ala või sinna walk-in wardrobe siin uues korteris, me tellisime endale selle paks süsteemi. Lähme vaatame, need Ikea tüübid just tulid. Ma ei hakka neid ise autoga seekord tooma, sest et neid asju on nii palju ja need ei oleks meie autosse ära mahtunud. Praegu on meil niimoodi siin suur tühjala. On niimoodi riiulid, paar tükki, aga nad on nii kõrgel ja üsna siuksed suured ja ei ole nagu kõige mugavam siin asju riideid hoiustada, nii et nüüd teeme selle Ikea kapi. Oh, I was a sad, sad story until you let down your hair. So even if you lose your way, I will still be there. Esimene lai kapp sai valmis. Sellega läks juba üsna kaua. See on esimene kapp, see on kõige suurem ja sest see on esimene, siis sellega läheb kõige kauem aega. Jah, aga meil on vaja veel panna kaks väiksemat kappi. Kui see väiksem kapp on poolel juba koos. Nii praegu terve töö tehtud. Ei ole. Õnneks Kärt oskab seda teha. Siis me saame hakkama. Mina ise küll ei saaks. Ma aitan hoida kruviisi ja kui on vaja midagi püsti hoida, siis ma aitan sellega ka väga palju juppe. Meil tuleb siis siia poole üks väiksem osa veel ja siis siia poole tuleb ka veel lai, suur, nii et sellega läheb sama kaua aega. Siis on veel vaja panna stanged ja sahtlid. Goodbye. Kenna! Sa müürid mu kinni.
homme ongi juba sõbrapäev, kelleltki praegu ei ole ja mulle just õigeks ajaks praegu jõudis emme saadetud pakk. Saatis mulle uued papud ja siis pani sinna ka veel Eesti küpsiseid, et ma mõtlesin, et ma teen siis homseks õhtuks meile kausi küpsisekoogi ja mingid mokteilid. Nii et lähme toome nüüd selle pakikese ära ja siis käime poes ka, ostame küpsisekoogi jaoks muud asjad ka ära. Teeme selle koogi valmis. Ma näitan ka nüüd lõpuks meie kapi tulemust. Mul jäi see filmimine nendega natuke pooleli. Ja meil läks ikkagi üsna kaua nendega ja ma sain veelgi kinnitust, et ma ei ole asjade kokkupanemises eriti hea. Üritasin Kenartit aidata. Neid sahtleid hakkasin kokku panema ise ja pärast Kenart pidi need põhimõtteliselt kõik uuesti lahti võtma, sest ma ei olnud mingeid kruvisid liiga sügavale pandud. Kuidagi nagu ei olnud liiga tugevasti kokku neid pannud, nii et lõppkokkuvõttes ta tegi ikkagi topelt, et võttis need uuesti lahti. Kapp on siis selline. Siin on siis see kõige laiem vahe, kus me panime stange. Siia me ei pannud seda laia sahtlit, sest muidu ei oleks saanud seda lahti tõmmata, siis siit tuleb edasi kapp. Siis siia siis läksid kõik kleidid, mis niimoodi pikemalt ripuvad, et siis neil on rohkem vaba ruumi. Siin veel üks väiksem kapp, samamoodi stanged ja siis on sellised hästi sügavad sahtlid, et mahub väga palju siia asju. Siis me panime siia veel ühe selle vahesahtli, kus saab panna ehteid ja saab, Kenartil on üks vöö siin praegu, me ei ole siia veel midagi jõudnud väga panna. Siis siinpool on samuti üks siis lai kapp, kus on ka siin sahtleid, siia üks sahtel tuleb veel, aga see oli laost otsas, nii et see nüüd alles nüüd jõudis. Ja algus me mõtlesime ühe selle ehte vahe veel panna, aga mõtlesime, et ikka ei ole vaja, et siis paneme pigem selle sahtli. Ja siis siin samamoodi on see rippumisruum ka stangedega. Ja siis sinna üles veel saab ka hoiustada mingeid pudi asja, mida ei ole kogu aeg vaja võtta. Kokkuvõttes tuli päris tore garderob, mulle väga meeldib. Ja siis siin magamistoas oli veel üks kapp, kus on kõik riiulid täis ja seal on mul rohkem sellised dressid ja koduasjad. Valge sall jäi Eestisse ja Kenarti talvenaigid jäid ka Eestisse, need on ka seal pakis. Küpsised. Ma juba ütlesin poes šokolaadi ära. Aga see valge šokolaad ka nende mustikatega, mis meile Kenartile mõlemale hästi meeldib. Nii armas sõbrapäeva puhul sellised südametega küünlad on ka pandud. Need saame homme põlema panna kohe. Siis mu uued uugid. Mõte kohe vaatame lähemalt. Okei, need on täiega käedad. Need on nagu veekindlad ja need on nagu selline läbipaistev kumm, aga samas siin selle kummi taga on pehme karv ka sees. Selle kummi taga on see nagu pehme karv, mis on siis siin ka hästi mõnus pehme. Ja nad näevad mega ägedad välja. Nii et aitäh emmele ja kohe proovime neid jalga ka siis. Isud juba hõivasid kosti endale. Mu emme õpetas mulle juba päris mitmeid aastaid tagasi, kuidas teha
küpsisekooki kausi versioonis ja alates sellest ajast on just see versioon mu kõige lemmikum ja siin Soomes ka kõikidel pühadel küpsisekooki ma teengi alati kausis. Kuule, see ei ole küll nagu kiisukoht kui sulle. Ma teen seda siis vaarikate, šokolaadi ja hapukoorega, pluss muidugi küpsised. Minu meelest nii on see kooslus kõige parem. Mulle nagu isiklikult mingid vahukoorega või kohupiimaga versioonid on mulle natuke liiga magusad. Aga see, kus on need hapukad vaarikad seal vahel ja siis šokolaad ja see küpsised isegi peal leotama, sa lihtsalt paned kõik kaussi kihiti. See on minu meelest nii mõnus ja täpselt õige kooslus. Iga kord, kui ma seda teen, siis ma võiksin selle kausi kõik üksinda ära süüa. Nii väga see mulle meeldib. Muran selle siia tükkideks ja sulatan veevannil ära. See hakkab siin vaikselt sulama. Ainuke asi on see, et alati ma olen ostnud, kui me siin Soomes seda küpsisekooki teeme, siis me käime Eesti poes. Eesti poes on loomulikult Eesti hapukoor olemas, ma olen alati sellega teinud. Aga praegu ma käisin üksinda tavaliselt meie kodule kõige lähemal poes ja Eesti pool on natuke kaugel, nii et ma ostsin seda Soome smetanat. Nii et ma ei tea, kuidas see tuleb sellega. Ja koogi ma teen sellisesse klaaskaussi. Purustan siia heledaid lihtsalt niimoodi käte vahel ära. Muidugi peab mõne küpsise ise ka tippima siia šokolaadi sisse. Ja paneme veel vaarikad ka peale. Ja šokolaadi. Ka siia kiia vahele. Ka siis kõik laiali. Siis panen vaarikaid. Ja tumedad küpsised. Ja nüüd hakkab kõik lihtsalt otsas peale. Ja nüüd see koogike sai valmis. Näeb üsna siuke kirju-mirju siit pealt välja. Ja nüüd paneme selle siis külmkappi ööseks. Homset õhtut ootama. Ja selle korralageduse pean ka siit ära koristama nüüd. Toredat sõbrapäeva kõigile. Tulime siia Helsingisse nüüd lõunatama. Proovime ühte uut sushi kohta. Aga täna on väga külm. Loodan, ma olen varasti kohal. Kui kauga saan känetud. Tihtiga parkimist kohta ka jälle. Ja me pidime üsna kaugele parkima. Aga siin sellel keskplatsil mingi tank kohal. Siin toimub ka midagi. See sushi koht, kus me nüüd tulime, selle nimi on Ginza sushi. See on sellepärast natuke erilisem, et tavaliselt siin Soomes hästi populaarsed on sellised nagu buffetid, kus sa võid süüa nii palju, kui sa tahad, aga mõnikord need sushid ei ole kõige värskemad seal. See koht, kus me nüüd tulime, siin anti selline suur leht. Sa valid siit endale 14 sushit, siis nad teevad selle värskelt ja siis teise raundi sa tellid samamoodi kuni 14 sushit. Iga tükk, mida sa ära ei söö, selle eest nad võtavad veel euro või 1,5 eurot, et vähendada seda raiskamist. Käed on seal. Siin on need kõik erinevad valikud, mis sa saad võtta. Ma võtsin enamasti neid uramakisid ja siis, mis mulle on väga meeldima hakanud siin Soomes, on see grilled salmoni nigiri esimeseks raundiks. Teine raund. Me saime need sushid käidud.
oli 28 tükki sushit. Keras pidi mul mind paari tükiga veel pärast aitama. Aga me saime lõpuks kõik söödud. Hea sushi oli. Nüüd on kõht nii täis. Me läheme nüüd veel Isamanesse. Ma tahan roosasi kiirlaid veel tänase õhtajaks. Õhtuks tuleb ikkagi õhtujaks, siis me saame kooki süüa ja siis mokteilikesi juua. Ja et natuke koduses teha rohkem sõbrapäeva värvides, siis tahaks roosasi kiirlaid veel. Ja peame neid otsima. See on väga armas. See on natuke liiga paks. Aga see on raskus. Siin on 8 kilone isegi. Kõigile vaata maasikatoss. Aitäh! Hakkame laduma. Kõik kühvlikesed on otsas. Käime koos siis. Ma tahan neid hiirekesi. Neid rotikesi saada. Jah. Aitäh! Ka kardan niimoodi, et mina võtan igasuguseid happusid ja kummikumme ja Kennet võtab šokolaade ja siukseid pähkaleid ja asju. No, ja mis kodus juhtub? Siis kodus juhtub see, et mulle meeldib Kennet tõmmata rohkem. Iga kord ma ütlen, et ma võtan järgmine kord ka seda, mida Kennet võtab, aga ikka ma võtsin kummikumme ja happusid kumme. Even though I lost my way, yeah, you were always there. Tulesid on lipsukesed. Paneme natuke vaarikesi. See rohkem pudiks, siis tuleb seda vaarikamahlesid. Pikistame sidrunimahla. Nüüd me paneme rõuslemoneedi, jääkuubik ja siis lõikame ühe sidrunivillu ka veel. Need näevad päris ägedad välja. Cause even though I lost my way, yeah, you were always there.